Peaminister Kaja Kallase sõnul sidus presidendi nõunik vestlustes seaduste väljakuulutamise presidendi kantselei rahaeraldustega ja kui sellised kommentaarid võisid aastate eest olla tavapärased, siis enam mitte. Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul tuleks selliste süüdistustega pöörduda õiguskaitseorganite poole või oma sõnad tagasi võtta. Puhkuselt naasnud peaminister Kaja Kallas ütles, et sai rahandusministri ja ministeeriumi kantsleri ning presidendi sisenõuniku vestlustest teada jaanipäeva paiku ehk siis veidi aega pärast nende toimumist. See ei ole ühe poole süüdistused teise poole vastu, vaid see on see, kuidas need asjad olid, et selle kohta on konkreetselt tõendid. Ma arvan, et see on üks selliseid asju, mis võib-olla aastaid tagasi oli tavapärane, aga praegu see tavapärane ei ole, nagu ei ole samamoodi tavapärane mis iganes kommentaaride tegemine näiteks töökollektiivides, mis varasemalt võib-olla oli kuidagi aktsepteeritud. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et tal on raske uskuda, et presidendi kantselei võiks seaduste väljakuulutamisega kaubelda. Tema kuulis nendest vestlustest alles nüüd. Pigem on siin midagi muud taga, kuna koalitsioonipartnerid 2 kuud polnud midagi kuulnud, see tuli välja siin mingisuguste muude konfliktide käigus, siis minul on raske uskuda, et seal midagi tõsist oleks. Ja kui tõsine on, midagi tõsist on, siis minu soovitus on see õiguskaitseorganid, kui nende poole ei pöörduta, siis tuleks oma sõnad tagasi võtta. Eesti 200 esimees Lauri Hussar ütles, et parlamendi riigieelarve kontrolli komisjon peaks välja selgitama, kas presidendi nõunik Toomas Sildam seostas vestlustes kantselei rahataotluse ja seaduste väljakuulutamise või mõisteti sõnumeid valesti. Hussari sõnul tuleks selliste intsidentide vältimiseks hakata põhiseaduslike institutsioonide eelarveid koostama mitte valitsuses nagu praegu, vaid Riigikogus. Põhiseaduslike institutsioonide eelarved hakkaksid kujunema Riigikogus ja need oleksid selgelt ettepanekud, mis tulevad Riigikogu rahanduskomisjonist, et see aitaks ka tulevikus selliseid probleeme, nagu me nüüd siin ajakirjanduse vahendusel oleme näinud, vältida. Kaja Kallase sõnul on põhiseaduslike institutsioonide rahastamiskorra muutmisest olulisem ülekulu. Mitte keegi ei saa kulutada rohkem, kui maksumaksja raha on. Et ei saa ka põhiseaduslikud institutsioonid olla vanajumala selja taga, et neile kuidagi eelarvereeglid ei kehti. Ka nemad peavad nendest esitatud eelarvetest kinni pidama ja lõppkokkuvõttes Riigikogu otsustab. Endine justiitsminister Lea Danilson-Järg kirjutas ERR-i veebis ilmunud arvamusloos, et üks oluline minister on valitsuskabinetis võimaliku kärpekohana nimetanud ka presidendi 24. veebruari vastuvõttu ärajätmist. Kaja Kallas ütles, et juhatab kõiki valitsuse kabineti nõupidamisi ning sellist juttu seal räägitud ei ole.